Veergude ja ridade peitmine. Kui ma oma tabelis oman mõnda sellist veergu, mis küll arvutuslikult omab tähtsust, ma olen sinna valemitega viidanud ja see on selles mõttes väga vajalik veerg ja seal andmed on vajalikud, aga iseenesest tabelis on mul vähe ruumi ja ma sooviksin ruumi nii-öelda siis kokku hoida. Või näiteks välja printides mõni veerg või rida ja seal olevad andmed ei oma tähtsust, siis tuleb kõne alla võimalus mõni veerg või rida ära peita. Veeru või rea peitmiseks tuleks vastavalt siis kas veeru tähe või rea numbri peal teha parem hiireklõps ja avanevast rippmenüüst valida käsk peida. Samamoodi näete rea puhul. Teen soovitud rea peale parema hiireklõpsu ja valin peida. Võite ka kohe välja valida mitu veergu ja seejärel parem hiireklõps ning peida. Ja samamoodi võib ka valida välja mitu rida ja seejärel käsk peida. Kindlasti, mida siin peab teadma, on see, et peitmine iseenesest ei tee mitte kuidagi halba teie arvutustele. Et kui te olete mõnes valemis funktsioonis viidanud nendele lahtritele, kasutanud neid alasi, siis kõik need valemid funktsioonid toimivad ilusti edasi. Küsimus on lihtsalt selles, et teile hetkel neid veerge või ridu ei näidata. Kui te soovite neid peidust välja tuua, siis selle jaoks tuleks ära märkida eelnev veerg ja järgnev veerg, mille vahele nad jäävad. Või ülevalt vasakust nurgast saate ka ära märkida kogu tabeli, kõik veerud, kõik read. Ja siis vastavalt teha ühe veeru tähe peal parema hiireklõpsu ja valida nüüd näita. Ja samamoodi mõne rea numbri peal parem hiireklõps ja ka näita. Kui mul on näiteks ainult F-veerg peidus, siis ma võin ka niimoodi teha, et ma märgin ära E ja G, kuna F jääb nende vahele, ja seejärel teen parema hiireklõpsu ning jällegi valin siit käsu näita. Nii et juhul, kui ruumi on vähe või kui printimisel ei ole oluline näiteks mõnda veergu või rida näidata, siis te saate nad peitu panna. Samad käsud on olemas ka üleval vormindusmenüüs, vastavalt ridade puhul peida näita ja veergude puhul peida näita.